Üheks väga eriliseks objektiks meie päikesesüsteemis on 5. planeet Jupiter. Tegu on hiiglasliku gaasihiidtüüpi planeediga, mille ümber tiirleb 79 teadaolevat kuud ja mis meenutab eraldi tähesüsteemi. Jupiter koosneb peamiselt vesinikust ja heeliumist. Planeedile ei ole võimalik maanduda, sest selle keskel olev maa-suurune tahkepind on ümbritsetud kõrge rõhu tõttu metallse vesinikuga, mille temperatuuriks on kuni 24 000 kraadi. Jupiter on keskmiselt 5,2 astronoomilise ühiku kaugusel päikesest, mistõttu võtab üks tiir ümber päikese aega ligi 12 aastat. Üks ööpäev sellel planeedil kestab kõigest 10 tundi. Sellise hiiglasliku planeedi kohta on tegu väga kõrge kiirusega, mistõttu puhuvad selle pinnal tormituuled kuni kiirustel 360 kilomeetrit tunnis. Üks Jupiteri vaatamisväärsusi on selle punane laik. Tegu on hiiglasliku tormiga, mis on kestnud juba sajandeid ning tuulekiirused selles maakerast suurema läbimõõduga orkaanis ulatuvad üle 600 kilomeetrini tunnis. Jupiter on väga massiivne planeet ning selle mass ületab kõikide planeetide kogumassi meie päikesesüsteemis 2,5 korda. Selle suure massi tõttu on planeedil väga suur gravitatsiooniväli. Teadlased arvavad, et tänu Jupiterile saab üldse eksisteerida elu Maal, sest oma massiga suunab gaasihiid ohtlikud asteroidid maast mööda. Oma massi tõttu on Jupiteri orbiidil väga palju kehasid. Nagu ka Saturnil on Jupiteril rõngad, kuid maalt need nähtavad ei ole. Kõige erilisemad objektid 79 Jupiteri ümber tiirlevast kuust on Galileo kuud. Esimeseks nendest on kollane väävlist pinnasega Io. See kuu on nii lähedal hiidplaneedile, et Jupiteri gravitatsiooniväljast tulenevad loodelised jõud deformeerivad seda kuud, mistõttu üksteise vastu hõõruvad kivimid kuu sees muutuvad magmaks. Selle tõttu on Io kõige vulkaaniliselt aktiivsem taevakeha meie süsteemis. Iol asub ka päikesesüsteemi 3. kõrgeim mägi Boissol Montes, mille kõrguseks on 17,5 kilomeetrit. Kõige väiksemaks ja teiseks kuuks Galileo süsteemis on Euroopa. Selle müstilise taevakeha ümber on nõrk hapnikust atmosfäär. Tegu on kõige siledama tahkeobjektiga meie päikesesüsteemis, mida katab jäätunud vesi. Jää alla jääb 100 kilomeetri sügavune ookean, kus on rohkem vett kui kogu meie ookeanites kokku. Nagu Io on ka Euroopat soojendamas deformatsioon loodeliste jõudude poolt, mistõttu on vesi kuu põhjas soe ning seal võib olla eluks sama head tingimused kui meie ookeanites. 3. Galileo kuu Ganymedis on suurim kuu meie päikesesüsteemis, mille läbimõõt on suurem kui Merkuuril. Ganymedisel on metallist tuumik, mistõttu on tegu ainukese kuuga meie päikesesüsteemis, millel on magnetväli. Kuu koosneb silikaatidest ja jääst ja arvatakse, et ka selle kuu peidus on hiiglaslik ookean. Viimane kuu 4 on Callisto. See kuu koosneb kivist ja jäätunud veest. Teadlased arvavad, et ka selle kuu sees võib peituda hiiglaslik ookean. Kõikidel Galileo kuudel, välja arvatud Callistol, on sünkroniseeritud orbiit. Samal ajal kui Io teeb 1 tiiru, teeb Euroopa 2 ja Ganymed 3 tiiru ümber Jupiteri. Kõik Galileo kuud on alati näoga Jupiteri poole, nagu ka meie enda kuu. Jupiter on Eesti taevast väga lihtsasti paljasilmaga nähtav ja piisab vaid heast binoklist või väiksema zoomiga objektiivist,
et ära näha 4 Jupiteri kuud. Ka minul on pilte Jupiterist, kuna YouTube'i portaal ei luba pilte üles laadida, soovitan silma peal hoida ka meie Facebooki lehel, kus leiate minu galerii ja ka teisi huvitavaid postitusi. Tänan, et vaatasite.